Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on teie lemmiksaade Elektritool. Nagu ikka siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult piinad ja pisarad. Täna on meil väga kaua oodatud külaline, ta on telestaar, ta on ajakirjanik, ta on peatoimetaja, ta on ema, ta on kuu-uurija, ta on Katrin ja ta on lustja, ta on juba kohal. Tere Katrin! Tere! Aitäh sulle, et sa julgesid tulla, leisid aega. Meil on siin väga lihtne mäng. Meil on 11 küsimust. Kõige odavam on 5 eurot ja kõige kallim on kuskil siin 50 eurot. Mul tüdrukud Elu24 ütlesid, et ma pean omast taskust kinni maksma, kui ma midagi valesti ütlen. Ei pea. Aga kui sa vastad küsimusele, siis raha läheb võidufondi. Kui sa ei vasta, siis mitte midagi ei juhtu. Aga see lihtsalt põleb ära. Okay. Ja kui keegi ei ole kursis, siis meil on heategevussaade, et kuhu sa tahaks seda kogutud summat annetada? No, ma olen kõikides saadetes, kus ma olen käinud ja sarnase küsimuse ees olnud, ma olen alati annetanud selle vähiravifondile Kingitud elu vist, jah? Et minu meelest nad teevad väga tänuväärset tööd ja päästavad elusid. Super. Nii, aga alustame on ju. No alustame, võtan selle. 2 väikese lapse emana võib olla päris raske kuurijat teha ja elu 24 juhtida. Kui palju on neid päevi, mil sa nuttad ja mõtled, et enam ei jaksa tempos püsida? Millises olukorras oleksid nõus täielikult tütardele pühenduma ja karjäärist loobuma? Väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Kõigepealt esimene osa, et kui palju on neid päevi, kui ma nutan? Kindlasti on. Et tõesti neid päevi on, kus ma lähen koju, mulle tundub, et ma olen ise üks suur mõttetus, mu lood on mõttetud, kõik, mida ma teen, on mõttetu ja ma tunnen endale kuidagi nagu kaasa, võib-olla mulle tundub, et kõik on halvasti. Aga tead, ma pean ütlema seda, et kui neid päevi oleks palju, siis tegelikult on ju see moment, kus sa peaksid kaaluma, et kas see on õige asi, mis sa teed. Et ikkagi neid raskeid hetki on kindlasti palju vähem kui neid, kus sa oled rõõmus ja lähed koju, et tead, mis loo ma sain või vau, kui hästi mul läks, et need nagu kaaluvad üle selle. Et ma arvan, sul endal on samamoodi, et kõigil on neid raskeid hetki, aga lõpus sa mõtled, et ega elu ei peagi olema lihtne. Ei pea olema lihtne. Ja kui ma lähen sinna Maximasse tööle, ega seal võib ka olla kuri ülemus, kes ütleb vahel halvasti on ja. Et kus siis on nii palju parem, et tegelikult see headus kaalub üle ja hetkel ma tunnen, et seda rõõmu on rohkem kui kurbust. Nii. Aga millises olukorras oleksid nõus täielikult tütardele pühenduma? On sul üldse sellised mõtted olnud? On ikka, muidugi on. Pärast laste sündi mul on tekkinud selline tohutu ärevus oma tervise pärast. Ma käin aastas kõik võimalikud kontrollid läbi. Ma mõtlen, et süüa tervislikumalt, juua tervislikumalt, sest ma mõtlen, et ma pean elama vähemalt 18 aastat. Kuni nad saavad suureks. No see on selline asi, mis tekib, kui sa saad lapsevanemaks. Et enne seda, ikka lähed peole ja teed igast asju. Elad, eks ole. Aga kui sünnivad väikesed lapsed ja nad on nii abitud, et sa mõtled, et nüüd on minu kohus, ma pean ta üles kasvatama, et ma pean olema ta jaoks olemas ja võt siis tekivad sellised eksistentsiaalsed nagu küsimused peas, et kas ma ikkagi hoolitsen endast, kas ma lähen kontrollin oma rindasid, eks ole, regulaarselt, teen vereproovi, proovin kõndida rohkem, et sul kõik, ma loodan, on see ees, on ju. Aga millal ma oleksin nõus loobuma, ma olen selle peale ka mõelnud. Kui minu lastega peaks midagi nagu juhtuma, et kas see on tervise häda või midagi sellist, et siis touch wood, nagu inglased ütlevad, ma ei taha isegi seda välja öelda, aga minu kohus siin maamunal on olla ema. Ja kui minu lapsed mind vajavad, ükskõik mis võib olla, ma ei tea, võib-olla on neil mingil muul tasandil, eks ole, tarvis, siis see on koht, kus ma ei kõhkleks hetkekski.
et kui me peaksime lapse pärast sõitma kuskile välismaale või tegema midagi, et ja sama on ka see, et kui mul lapsed on haiged, siis ma alati oma ülemusele ütlen, et nüüd on minu kord kodus olla, et ma käin tööl laste kõrvalt, aga kui nad on haiged, siis on vaja, et ema neil pead paitaks, vett pakuks, et ma ikkagi proovin alati nendega koos olla, kui nad vajavad ema lähedust. Olemas. No nii. Väga hea vastus. 5 eurot olemas. See ei olnud nii raske, on ju. Ei olnud üldse. Aga seda 50 ma veel ei võtaks. Võtame 10. Võtame. Nii. Natuke põnevam. Libajurist Eneke Roots on sind aastaid ahistanud. Mulle oktoobris vahistati ta 2 kuuks, mis tähendab, et ta on nüüd vabaduses. Kas ta on vahepeal endast märku andnud ja mis on olnud selle pikka saaga juures sinu jaoks kõige keerulisem? Jah, on. Saate aru, inimene pandi vangi, ta sai sealt välja, ta pandi ju vangi selle minu kiusamise pärast. Ja, just. Ja ta sai sealt välja ja mulle saabus kohe kohtust mingi uus teadaanne, kuidas ta siis on jälle üritanud hageda mind. Ja mis minu jaoks on nagu kõige uskumatum on selle juures, et selline inimene Eesti Vabariigi kohtusüsteemis võib kirjutada nii palju hagisid, kui ta ise tahab. Ja enamjaolt, ma saan aru, võetakse need menetlusse. On mingid üksikud juhud, kus, ma ei tea, kohtunik või siis prokurör, kuidas see täpselt seal käib, teeb otsuse, et kohtus kohtunik või kui ta teeb siis politseisse avaldusi minu kohta. Lõpus mul tegelikult täna on see olukord, kus minu advokaadid ütlevad, et Katrin, kui Enekeselt midagi tuleb, pane see ära, sellepärast ma tean võib-olla natuke vähem sellest on, sest ma lihtsalt proovin ennast säästa. Aga ta kirjutab neid, kui ta mulle läheneda ei tohi, eks ole, siis ta kirjutab kohtusse hagisid minu kohta ja need aktsepteeritakse ja mulle tuleb iga kord Justiitsministeeriumist kiri, Eneke Roots on jälle sinu kohta teinud mingisuguse, eks ole, hagiavalduse. Ma jälle ei suuda süveneda, saadan advokaatidele, ütlen, et kuulge, kaua see nali kestab, eks ole. Et hoolimata sellest, et ta on korraldanud mulle TikTokis matuseid. Ta on saatnud mulle surnu pealuusid. Ta on helistanud, kirjutanud, ta on pannud üles mu alasti pilte. Ta on teinud mind prostituudiks mingitel lehtedel, eks ole. Kõige selle tipuks ta saadab endiselt mulle kohtu kaudu hagi avaldusi ja advokaadid muudkui, eks ole, raha eest trükivad vastuseid. Vaat see on minu jaoks nagu kõige uskumatum, et sul on lähenemiskeeld, aga sa võid nagu inimest juriidiliselt edasi kiusata, et nagu võt nendes kohtades ma tajun, et meie riik on noor. Et meil on ikkagi sellised nii-öelda nagu seaduselüngad, mis kuskil, ma ei tea, Suurbritannias, eks ole, Saksa õigusriigis või ma kujutan ette Hispaanias või ma kolmandatest riikidest ei räägi, aga meil on lünkasid. Kuidas saab olla, et sa läheneda ei tohi digitaalselt ega tänaval, aga hagiavaldusi võid edasi kirjutada, et Katrin Lust on teinud seda teist, mis on tegelikult ju samamoodi kiusamine. Mõtle, kui keegi saadab sulle mingi kohtust kirjas on ju inimesele täielik stress. Ja sa ei saa mitte midagi teha on ju sellega. Mitte midagi ja kui mul raha ei oleks, et neid advokaate palgata, siis ma peaksin ju ise vorpima neid vastuseid. Sest kui ma neid ise ei vasta, siis ta ju, ma ei kujuta ette, et siis ta vist nagu võidaks need asjad või ma ei teagi, et see on sisuliselt oleks see nagu 24/7 töö vastata neile. Uskumatu. Et see on nagu, minu meelest on see Eneke Roots on nagu Eesti riigis selline suurepärane näide, et tegelikult ma tean ka läbi Kuur ja saadete, Eestis on väga palju inimesi, keda tegelikult kiusatakse. Kiusab ekspeika, paneb üles mingid isiklikke pilte, ikka noored saadavad üksteisele mingid paljaid pilte, eks ole, asjad pöörduvad ja nendega hakatakse välja pressima või midagi. Ja need inimesed on nagu, ongi selle kiusu sees ja Eesti riigis kuidagi moodi prokuratuur leiab, et päris kiusamine, füüsiline kius on kuidagi moodi tähtsam kui netikius. Aga mina vaidlen vastu sellepärast, et meil on nii palju noori Eestis statistiliselt, kes teevad enesetappe ja väidetavalt on suur osa nende enesetappude taga ikkagi see, et noori kiusatakse. Kuskil Snapis, kuskil TikTokis, eks ole, asju, mida noored elavad üle, kardavad, et ema või isa näeb, eks ole. Minu meelest on see väga oluline, et selle kiusuga tegeletakse.
tead, kõik inimesed umbes, et miks sa ei võta seda nagu huumoriga, et see on ju naljakas. Ma alati ütlen inimestele, et kõik see digitaalne või digikius seda kutsutakse, on ju. Et see digikius tundub kõigile naljakas senimaani, kuni sa seal ise sees ei ole. Et nagu sind ennast pannakse kuskile sisse, siis inimesed saavad aru, kui õudne asi see on. Et just eile oli Kristiina Heinmetsa kohtuistung, kus siis ma saan aru, kohtusse andis tema siis mehe advokaat, keda justkui oli kuskil netis solvatud. Et tõesti inimesed väga valulikult reageerivad sellele. Ja selle matuste kohta ma tahaks ka öelda, et see ei ole naljakas. Aga kas sa kujutad ette, et keegi sõidab ringi autos, pärjad, tal on mustad riided seljas, pärgade peal on Katrin Lust kirjutatud. Minu jaoks oli nagu, see ei ole, keegi ei taha ennast ette kujutada kirstus, kuigi meil kõigil tuleb sinna minna. Ja see on minu meelest kohutav kius. Meil 10 olemas, vastus olemas. Nii head küsimused. Meil on 15 eurot juba olemas. Väga hea, muidugi. Nii. Väga hea küsimused. Võtame veel ühe viieka. Oled teinud palju koostööd Gerdo Möldri ja Diana Klassiga ning oled neid avalikult kaitsnud ka ebavajaliku kiusamise eest, näiteks Kristina Pärtelpojald. Mis teid ühendab ja miks oled nende ellu nii tugevalt pühendunud? Nii head küsimused. Jaa. Vastus on väga lihtne. Me räägime kogu aeg sellest, kuidas koolis ei tohi kiusata. Meil on kiusamisvaba, eks ole, kool. Mu 3-aastane laps tõi koju mõmmi, sest neil on juba kiusamisvabaduse jutud kolmapäeviti. Neil on üks väike mõmmi igal ühel ja ma ei tea, kuidas see täpselt käib, aga see mõmmi tuleb kolmapäeval kaasa võtta ja see juba algab, eks ole, sellest, et kedagi ei tohi kiusata, mis on suurepärane, nagu suurepärane, et lastele nii maast madalast õpetatakse, et kiusata ei tohi. Aga siis vaatame, mida me suured inimesed teeme. Ma arvan, et täna me käitume juba halvemini kui noored koolis. Et me ütleme, et koolis kiusata ei tohi. Ja. Aga siis, kui me saame suureks, siis me võime kiusata, on ju? Siis võime nagu täie rauaga panna, et siis oled ikkagi täisealine, eks ole, et siis võid nagu täiega panna. Nagu juba rääkisime. Aga tegelikult täiskasvanud inimene saab samamoodi haiget, Tim. Samamoodi nutab, samamoodi on meil mingisugused kompleksid, eks ole. Me kõik ei ole ühe puuga löödud. Ja mind meeletult häirib. Minu meelest Mallukas ja Kristina Pärtelpoeg omas nišis, mida nad teevad, on nad väga tublid. Nad on väga tublid, nad suudavad ajada kokku, eks ole, Alexela kontserdimaja jagu rahvast. Neil on kindlasti mingisugune osa meie tänases nii-öelda nagu meediapildis, sotsiaalmeediapildis väga suur, nad on tublid, nad teevad kindlasti ka väga palju head. Aga ma ei saa aksepteerida ja kõrvalt vaadata, kuidas nad inimesi kiusavad. Et neil on niivõrd suur nagu hulk inimesi, keda nad mõjutavad. Ja kui nad ütlevad inimeste kohta, eks ole, mul pisarad jooksid, et ma ei ole ju Gerdo ja Dianaga hommikust õhtuni koos. Ma ütlen ausalt, ma olen nendega koos aega veetnud ainult tööalaselt. Kui on olnud intervjuud või me oleme teinud paar vestlusõhtut või midagi, ma ei ole kunagi käinud ilma kaamerata nende juures. Et nad ei ole minu jaoks nagu igapäevased, ma ei tea, sõbrad, kellega me veini joome. Aga me saame hästi läbi. Me teeme intekaid asju ja kui ma kuulen, et ütleb, et eks ole, kui oli see skandaal, et ma ei tea, kumb siis ütles see Mallukas või Kristina Pärtelpoeg, nad istuvad, räägivad, et aga et see Diana näeb välja nagu mingi laksu all, eks ole. Gerdo on ju, ma ei tea, poole toobine. Aga mis asi see on siis, Tim? Kas see ei ole kiusamine? Ikka on, muidugi. Mõtle, Dianal on ju lapsed. Nii. Okei, väga naljakas, eks ole, Diana on kogu aeg laksu all ja mingi imelikud nad on ja muusika on imelik ja nad ise on imelikud ja raamatu nimi poleks pidanud olema mitte 1000 nuga selga, vaid 1000 emmi peesse, eks ole. Mis asi see on? See on ju koolikius nagu hardcore mõttes on ju. Ja mina siis pean, eks ole, lapsevanemana ja täiskasvanud inimesena, kes me räägime, et me peame tolereerima, eks ole, transsoolisi. Me juba tolereerime väga hästi, eks ole, homoseksuaalsus, see on täielik normaalsus meie riigis. Me oleme ületanud mingisugused barjäärid, on ju. Ja siis teisalt me vaatame,
et me räägime selle lapsele sellest, et kõik need transsoolisused ja kõik on normaalsed, me ei tohi, eks ole, teha neid. Ja siis ma vaatan pealt, eks ole, et 1000 nuga sinna on ju, laksu all mutt on ju, kas ta on. Ja siis ma mõtlen, et kõik, kes kaasa naeravad, mõelge selle peale, et Dianal on tütar, väga tore tütar, poeg ka, eks ole. Aga mõtle, kui sinu emast niimoodi räägitakse. Mailukas ja Pärtel poeg räägivad kuskil, et see Timmi ema on ju, tead, see on ju selline, on ju, ma ei taha midagi öelda, aga selleks, et inimesed saaksid aru, mida ma praegu ka öelda tahan, on suhestuge. Ei ole naljakas, kui räägitakse seda kellestki sinu lähedasest. Ja Gerdo ja Diana on väga vastuolulised, nad ei olegi tavapärased inimesed. Aga müts maha selle eest, on ju. Diana käib, eks ole, häbematult oma second handides, kui Eero Liiv tegi neist dokumentaalfilmi, seda vaatas rekordarv inimesi, rohkem kui, ma ei tea, Savusanna sõsareid, eks ole. Nendes on midagi ja see ongi see eriline, ma räägin kogu aeg oma lapsele, eriline on väga oluline olla, kõik ei peagi olema ühesugused, kui sa tahad, Olivia, pane punane kleit, kui tahad, pane püksid, on ju. Miks siis nemad ei või Timm olla erilised ja miks me ei või neid aktsepteerida sellisena, nagu nad on, eks ole. See oleks sama hea, nagu ma hakkaksin, ma ei tea, Pärtelpoja välimust sulle kommenteerima ja ütleksin tema välimuse kohta, et mida ma sellest arvan, on ju. Millised kehalised osad võiksid tal olla paremas vormis näiteks või et mallukas on ju, hakkame rääkima tema mingisugustest, no ma ei tea, mulle ka tema juures kõik ei meeldi, on ju. Hakkan siis välja tooma, et kuule, et tal on nagu ei hakka. Nad on tegelikult ju ilusad inimesed, tublid, kõik on erinevad just. Ja vot see mulle ei meeldi, et nagu tehakse maha ja siis öeldakse, et see on mingi, mis tase see on üldse, nagu kellegi vaata seda mingit mutti, et ta on kuradi laksu all ja mingi, see on ju üldse mingi kuradi pede on ja nagu, mis asi see on? Ja siis me peame nagu vaatama seda pealt ja ütlema, et super, ei, see ei ole super. Kiusamine täiskasvanute seas ei ole mitte kuskilt otsast hea ja ma ei kujuta ette, et kuskil mujal maailmas, näiteks Inglismaal ka on netikommentaaride kõik asjad, aga avalikult sellist asja seal ei lubata eetrisse. Olemas. Aus vastus. On mu jutt üldse huvitav või? Jaa, täiega. Siis on hästi. 5. Super. Järgmine. Kuule, meil läheb nii hästi. Nii pikad küsimused ka. Kui hakkasid Inglismaal karjääri tegema, süüdistati sind bluffimises, lugude väljamõtlemises, maailma staaridega fotode photoshopimises ning nimetati isegi nuhiks ja patoloogiliseks valetajaks. Kust see tuli? Nii palju aega on möödas, ütle palun ausalt, kas oled kunagi oma glamuurse elu kohta Inglismaal liialdanud või valetanud? Teate, see on niivõrd totter, et see oli 20 aastat tagasi, kui ma läksin Londonisse. Ja kui täna me näeme oma, eks ole, staare, kes käivad, meil on ju see kuulus neiu, kes käib Zeusiga. Ja? Meil on inimesed, kes käivad moes showdel, meil on Tommy Cash, kes istub koos, eks ole, maailma kuulsustega. Täpselt see sama maailm eksisteeris ka 20 aastat tagasi. Siis lihtsalt ei olnud, telefon ei teinud niimoodi ja sotsmeediat pilti. Et samamoodi need inimesed olid ju kõik seal. Hugh Grant käis raamatupoes, eks ole. Ja ma tõesti sain nendele pidudele kaasa minna, sellepärast, et mu eks-abikaasa õppis moekunstnikuks London College of Fashion, sellises koolis. Töötas mõnda aega Ralph Lauren'i juures New Yorgis ja mõnda aega Vivienne Westwoodi juures. Ja ta pääses nendele üritustele ja võttis mind kaasa. Okay. Ja kui need pildid, eks ole, ilmusid, et ma ei tea, ma kohtusin Snoop Dogiga või BAFTA galal Leonardo DiCaprioga või siis Elton Johni heategevusüritusel ma kohtusin Gorbatšoviga, siis see tundus neile nagu mingi väljamõeldud asi. See ei saa ju olla, on ju. Aga samal ajal, kui ma vaatan seda Gorbatšovi pilti endast, mul oli ainult üks klõps ja mul olid silmad et kui ma oleks nagu photoshopinud ennast, oleks paremat valinud, siis oleks nagu valinud ikkagi nagu, et silmad on lahti, on ju. Et ma tõesti nendel üritustel käisin. Kui see lugu minust ilmus, ma tulin Eestisse pisar silmil, ma ju printisin, oli veel too aeg, kui pidid pildid välja printima, et nad olid ju, ma printisin nad välja, läksin Aare Targa büroosse, ütlesin, et ma tahan seda ajakirja kohtusse anda.
ja Aare Tark, väga tunnustatud advokaat, ütles, et Katrin, mine koju, tee üks drink, homme on uued uudised. Rahune, et kas sa tõesti tahad käia aastaid kohtus ja seda teemat hoitakse kogu aeg üleval. Ja ma tegelikult arvan, et ma tegin õigesti, et mida ma sealt kohtust oleks nagu saanud, et see oli lihtsalt selline aeg, kus võib-olla ma olin natuke ajast ees. Et okei, kui Karmen Kass oli kuulsustega koos, see tundus nagu õige, sellepärast, et ta nii kuulus ise, aga samamoodi ma ju elasin Londonis. Kui sa lähed Londonisse, Tim, ja suhtled seal sotsiaalselt lävid, eks ole, mingi seltskonnaga, usu mind, nädala aega sa saad mõnele peole ja sa pääsed kuskile üritusele, näed mingit väga kuulsat inimest, et temaga koos pilti. Et see oli minu jaoks nagu nii naljakas, et tõesti nagu nendel pooltel piltidel ma olen nagu niimoodi, sest sa ei saa öelda Leonardo DiCapriole, et kuule, teeme 3 veel, et ma ei ole siin piisavalt kena. Ma ei tea, Anu Saagim tegi minust justi sellise loo. Ma seda Anu Saagimit oma elus ma ei ole temaga kunagi rääkinud, ma ei ole temaga kunagi suhelnud, mulle tundub, et tal on mingi vimm minu osas, sina töötate ka koos, ma ei tea, mis see on, aga ma usun, et mulle tehti liiga. Nii, kuidas see mulle täna on mõjunud? Pigem hästi, sest isegi negatiivne reklaam, promo vahel töötab paremini. Võib-olla ei oleks täna, ilma selle skandaalita, ei oleks täna Katrin Lust nii kuulus. Olemas, 15 €. It was true. On ju, kõik on true. kõik on true. Nii, meil on juba 35 € olemas. Yes. No nii, mis sul siin veel on? Võtame veel ühe viieka. Neid on palju. Sa alustasid, sellest sa juba mainisid tegelikult. Sa alustasid aastat varasemast tervislikumas võtmes. Jagad toidumisharjumuste korrigeerimist ja püüad teha 10 000 sammu igapäevaselt. Miks selle teekonna ette võtsid? Kas tervis on kehv? Ei, tervis on väga hea. Ma käin kogu aeg arstide juures ja kardan, et ma olen haige, aga arstid ütlevad, et kuuled, nagu ma käisin ultraheliga eelmisel aastal, kontrollisin kõik oma siseorganid üle, sest ma olin veendunud, et miski on. Ma olen ikkagi 43, eks ole, saan 44 märtsis. Ja siis on üks koht, kus vaadatakse 100 € kõik su siseorganid läbi. Ideaalne, ma olen kõikidele sõpradele öelnud, et muidu sa pead minema iga arsti juurde eraldi. Üks väga hea sõbranna soovitas. Ja siis ta vaatas, eks ole, vaatas mul kilpnäre korras, nii põrn korras, neerud korras. Siis ta pani selle ära, ja mõtlesin, et nii, palju mul elada on jäänud. Siis ta vaatas mulle otsa, et kas ma olen natuke nagu, et teate, teie ea kohta ma ei olegi nii korras organeid näinud. Et väga hea pilt. Siis mul oli nagu, millal ma uuesti võin tulla? et mul on hästi, selles mõttes, et Jumal on andnud mulle hea tervise. Ma olen ju sünnitanud 2 last pisikese vahega. Rasedused on kulgenud, ma ei ütleks, et lihtsalt, aga mul ei olnud tervisehädasid. Ma käisin tööl, ujumas, kõndimas, kõik on hästi. See 10 000 sammu on tegelikult sellepärast, et me istume hästi palju. Mu töö on ka selline, sõidame võttele, siis jõuan sinna kohale, istun siin, töö juures istun. Trenni nii tihti väikeste laste kõrvalt ei jõua, kui tahaks. Et esiteks on nad tihti haiged, neil ei olegi ju alguses immuunsust ja liikumist on nii palju vähem. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan selle eesmärgi, et ma proovin kõndida tööle, kui ma saan, proovin kõndida tagasi, sealt tuleb 7000 sammu. Ma proovin vahepeal tõusta kontoris püsti, teha ühe ringi, et see ei tee ju mulle mitte midagi halba, kui ma proovin need 10 000 sammu kokku saada. Siis ma mõtlesin, et mul oli seal veel, et tervislikumalt süüa, see läks veits nagu pange, et ikkagi tuled koju, eks ole, ahmid sisse liiga palju, siis on paha olla. Siis ma lubasin mitte ühtegi drinki teha, see läks ka veits ikkagi nagu, jaanuar läks kõik väga hästi, aga veebruaris ikkagi mõtlesin, et stressi nii palju, luban selle klaasi õlut, eks ole, mulle väga maitseb hele õlu. Aga samas ma tunnen, et see eesmärk olla tervislikum on ja see ei ole ju midagi halba, kui sa sätid endale mingi eesmärgi, millest kinni hoida, aga samas peab ka elama. Et ma ei kujuta ette nii, et ma sinna oma lemmik Chakra restorani India toitu üldse sööma ei lähe, et mis elu see on, kui sa ei saa endale mitte midagi lubada.
ja vahepeal peab olema ka napsune, joovastunud, et elu on ikkagi elamiseks, aga tõesti ma natuke rohkem proovin olla tervislikum. Olemas. Tore. 5. Nii. Järgmine. 5. Nii, okei. Lähme siis siit järjest edasi. Nii. London jälle. Londonis elades kutsuti sind filmi The Holiday Cameron Diazi keha dublandiks. Kuidas sa selle töö said? Mis jäi sellest kogemusest kõige rohkem meelde ja kui palju selle eest maksti? Ma just üks päev vaatasin, et see Holiday on ju nüüd, jõulud just olid ju, eks ole, et ta on nagu selline jõulufilmiks klassikaliseks nagu natuke et seda lastakse palju ja siis just räägiti sellest nagu filmi tegemisest ja siis oli jällegi, et üks ilusaim outfit, mis on olnud filmides, on see Cameron Diazil on seljas siuke pruun mantel lambanahast. See on Diori mantel ja mul oli au seda kanda seal võttel, sest ma ju tegin neid tema õue dubleerimisvõtteid. Okay. See oli selline film, kus need välivõtted toimusid Inglismaal, aga kõik, mida sa näed, kus toimus toas, oli Ameerika stuudios. Okay. Ja see on natuke minu jaoks nagu mõistuse vastane, et kuidas need näitlejad suudavad nagu mängida kõik need õuekohad, et mulle kuidagi tundub, et see peab nagu kuidagi minema loogilises järjekorras, aga seal ei ole mitte mingit loogikat. Seal ehitati mäe peale see maja, algusest lõpuni, see maja oli täiesti fake maja, mida te filmis näete. See ehitati sinna kuskile mäe peale ülesse, kõik see ümbruskond ehitati ülesse ja seal oli tohutult kunstlund. Me kõik teame, Inglismaal tegelikult lund ei saja, aga need lumekahurid töötasid seal, ma ei tea, 24/7, tootsid lund. Mul on nii kahju, et siis ei olnud, ma ei tea, iPhone'i, et mul ei ole pilti sellest, kuidas oli see lumine nõlv, eks ole, selle majaga, idülliline ja siis olid sellised tohutud nagu need vagunid, kus siis need näitlejad ja kõik, eks ole, on. Ja siis oli must selline, nagu ära plätsendatud porimülgas, eks ole. Aga nii see oli, et see ehitati sinna Inglismaale välja, see maja oli kõik Potjomkin nii-öelda ja siis need sisevõtted olid Ameerikas. Ja kuidas ma selle sain? See oli niimoodi, et minu sõbranna Desiree von Boineburg oli Londonis, ta on minuga enam-vähem ühe vanune. Samamoodi tuli Austriast. Väga paljud noored ju lähevad oma õnne otsima Londonisse, eks ole. Ja oma vanused inimesed ikka ju mingitel pidudel või kuskil hakkavad suhtlema. Ja siis, kuigi Desiree on aristokraatlikust perekonnast pärit ja raha tal ei olnud vaja, ta elas oma tädi juures Kensingtonis, siis ta leidis sellise näitlejate või siis ekstrate mingi firma, kes siis palkas suurfilmidesse. Selle nimi toona oli, ma ei tea, sa pead kontrollima, kas see täna on alles, oli Mad Dog Casting. Ja siis me käisime seal castingul ja tuligi välja, et seal vajatakse ekstraid, nagu kõikidesse filmidesse. Seal oli ju see Da Vinci koodi filmiti, massistseenis minu meelest käisin, siis oli mingi õudukas, mida filmiti ja siis lõpuks helistati, et kuule, kas tahate teha seda Cameroni bodydouble'it on ja mul oli nagu vau, et minu siis nagu keha, see ju mõõdeti kõik ära, eks ole, et minu siis pikkus ja laius kõik olid siis Cameron Diaziga sarnased. Ja mina siis tegin mingid asju, mis ma saan aru, et selle asja mõte on selline, et kuna Cameroni Inglismaal hoidmine on nii kallis, teda ju mõjutatakse, tal on oma isiklik, eks ole, kokk ja kõik asjad, siis neid dublante kasutatakse selleks, et seda protsessi kiirendada. Et filmis on ju tehakse hästi palju duubleid ja selleks, et see Cameron kiiremini sinna LA-sse tagasi viia või seda, siis need ekstrad nagu teevad ära mingi töö, kus ma ei tea, ala selja tagant pead värava juures seisma või näiteks Mercedes sõitis, eks ole, ta jättis selle mehe maha, hakkas juba LA-sse sõitma, siis on mingi lihtsalt istud seal autos, et nagu ta sõidab ära. See ei ole tema. Kaugusest näed, see ei ole mina parukaga on ja, aga jällegi mingisugune selline nagu hetk, et mõtted filmis sa näed võib-olla 1 sekund, et kõigepealt läheb Cameron sinna autosse, ajab oma kohvrid sinna peale ja siis justkui sõidab ära
ja siis on 1 sekund võib-olla, kus on näha mingi peanupp kauguses on ja sõidab sealt salust läbi. Seda filmiti terve päev filmiti seda. Ma mäletan, kui me olime selle Jude Law dublandiga, oli see vist Range Rover. Kui sa oled seda filmi näinud, siis seal on üks koht, kus lambad lähevad üle tee. Nii. Ja ma saan aru, et Jude Law ja Cameron Diaz ei tahtnud seal autos istuda, kuni neid lambaid sealt üle tee aeti. Me olime 12 tundi seal autos, mingi 5 hakkasid need võtted peale. Jälle mingi režissöör on vihmamantis seal ühel pool, jälle lambad üle, paus, jälle uuesti, siis vahepeal tullakse, kammitakse juukseid. Keegi näegi neid minu juukseid, eks ole. Ma mäletan, et see oli kõige parem töötasu. Äkki oli 200 naela päevas. No. See oli väga ok. Ja see oli mitu aastat, mingi 15 aastat või 20 aastat tagasi. Aga Da Vinci koodis mingi massisseeni eest võis olla näiteks 50 naela päevas. Et see oli ikkagi nagu head. Olemas. Äge lugu. 5 eurot. Nii. Võtame selle. Selle 10. Kevadel möödub Kuurija esimesest saatest 10 pikka aastat. Kas on mõni lugu, mille tegemist kahetsed, kus oled kellelegi põhjendamatult haiget teinud või eksinud faktides? Mis oli sinu suurim fuck up? Kui sa niimoodi küsid, siis eks ma võiks pikalt jutustada. Kui ma hakkasin Kuurijat tegema, mul oli see tunne, mul on see tänase päevani see tüdrukulik tunne, et ma muudan maailma paremaks. Iga kord, kui ma mingi loo ette võtan, siis ma ikkagi mõtlen, et ma tahan seda inimest aidata või tahan seda vana härrat aidata või vana prouat või last või et see tunne ei ole kuskile kadunud ja ma arvan, see on kõige olulisem tunne. Kui sa tunned, et see enam maailma muutama saatega ei jaksa, kõik on nagu nii pekkis, siis las keegi teine teeb, just. Aga kui ma mõtlen su küsimuse peale, siis võib-olla ma võtaksin ikkagi selle Iraj Sandi loo. Et see on nagu selles mõttes huvitav lugu, et need tüdrukud tulid rääkima. Mulle ju tegelikult on tüdrukud tänase päevani kirjutanud ja mind on selle saatest tänatud, eks ole. Aga kas see kõik oli seda väärt? Ma ei tea. No, me teame, et täna meil on igasugused kurikuulsed juhtumid, mida praegu maailmas arutatakse. Aga see on selline lugu, kus võib-olla me ei olnud nagu valmis selleks või ma oska öelda, et tegelikult ju kõik muutus alates hetkest, kui põhiallikas rääkis, mis temaga juhtus, siis härra Iraj Sand lubas selle tüdruku kohtusse kaevata selle jutu eest ja see tüdruk muutis oma juttu, ütles, et ta tegelikult ei rääkinud mulle tõtt ja ma justkui nagu pressisin talt selle intervjuu välja. Kas see oli väärt 6 aastat kohtus käimist? Ma arvan, et mitte. Et ma isegi tänasel päeval mõtlen, et vahel on isegi nagu mõistlikum, ma ei tea, vabandada, kuidagi nagu anda alla, et sellel kohtus käimisel, et kellel see tõde on. 6 aasta jooksul lõpus see juba ununeb ja ähmastub, eks ole. Mis see point oli? Mis see point oli, et ma olen nagu nii palju targemaks saanud, et kui keegi läheb minuga konflikti, siis ma võin öelda, et tead, ma vabandan su ees siis, kui ma tegin sulle liiga, eks ole. Et seda see Iraj Sandi juhtum mulle kõige rohkem õpetas, et nii palju raha ja aega ja kui ikkagi nagu tüdrukud ei ole valmis päris lõpuni rääkima oma nimede, nägude ja mis kõigega, muidugi keegi peab neid lugusid tegema, eks ole. Aga mul on kahju, et me Iraj Sandiga kuidagi ära ei leppinud. Et tegelikult ma oleks võinud kokku saada, ta oleks võinud rääkida mulle oma versiooni loost, ma oleks saanud seda intervjuud kasutada, võib-olla oleks siis üldse ära jätnud selle loo. Et see on nagu ehtne näide sellest, kui kohe lähevad suusad risti, kumbki osapool enda üksteisega ei räägi, tulevad advokaatide hordid, hakkab kohtus käimine, üksteise vaidlus, eks ole. Ma ei tea. Ma samamoodi mõtlen, et meil on Eestis nii palju kohtuasju, et inimesed, mul oli just üks lugu, kus naabrinaine andis naabrimehe kohtusse, sest see lõikas tal sireli oksad ära, mis tema, ma ei tea, vanaema istutas kuskil, eks ole. Kas tõesti selleks peab minema kohtusse, et pigem nagu ma tunnen, et ikkagi nagu need kohtuvälised kompromissid on nagu võimalus minna lihtsamini eluga edasi. Olgu, olemas. 10. Ja meil on 4 küsimust.
Sellest natuke rääkisime juba ka. Sa sünnitasid oma teise lapse, kui sa olid 42 ja sa ütlesid toona, ärge arvake, et 40-ndatest lapse saamine on uus normaalsus. See on pigem suur privileeg. Kas sa kujutaksid ette, et sul oleks ainult üks laps? Kas sa oled alati soovinud 2? Kui ma olin laps, siis ma ikkagi olin üksik laps. Mul on pool vend, aga ta oli palju vanem minust, et ma kasvasin üles nii, et ma pidin kogu aeg käima naabrilaste juures koputamas, et kes tuleb minuga mängima. Ja loogiline, ega kõik ei saa kogu aeg tulla. Keegi läheb emaga randa või piknikule. Ja siis hästi palju aega oli nagu üksinda. Ja ma kogu aeg mõtlesin, et nii tore oleks, kui mul oleks õde või vend, kellega mängida, kellega asju arutada. Vanemad paratamatult, nad võivad suga mängida, aga nad ei suuda ikkagi nagu... Mina oma lastega ka, ma ei suuda talle asendada lapse mängu. Ma võin teda taga ajada seal toas, aga tegelikult lapsed tahavad oma vahel mängida. Ja ma mäletan, et ma ikkagi olin nagu päris tihti olin õnnetu. Et nagu hästi palju aega olin ma üksinda. Kui sa oled üksik laps, sa oled magama üksinda, eks ole, ema teeb toidu, sööd üksinda, lähed kooli üksinda. Et mulle tundus see kõik kuidagi nagu kurb. Nii, nüüd me jõuame selle teise küsimuse juurde, et 40-ndad ei olegi normaalsus, et sa ei saa mõelda nii 20-ndates, et ma saan oma lapsed 40-selt, sest siis ei pruugi see enam nii lihtsasti juhtuda. Et me ju teame, et alates 35. eluaastast naised ei rasestu enam nii kiiresti, eks munarakud ei ole enam nii heal tasemel. Nüüd me teame, et naised külmutavad, rikkad naised oma munarakkaga, ega see ka ju ei garanteeri sulle lapse saamist. Et seal on nii palju ikkagi sellist nagu kehalist kaasarääkimist selles asjas, et just hiljaga vaatasin ühte Instagramis jälgin ühte naist, kellel on ka seal miljoneid jälgijaid ja siis ta oli ka samasuguses nagu podcastis, kus küsiti, et sa oled nii rikas, sa oled nii ilus, aga sa oled üle 40, et miks sul lapsi ei ole? Mis ta on minuga ühevanune? Ja siis ta ütles, et ma ei saa, ma olen kõike proovinud, aga ma ei saa enam. Ma lükkasin selle liiga hiliseks. Teiseks oli tal mingisugused toitumis, eks ole, näljutas ennast ja tal on kogu maailma raha olemas. Aga ei jää, eks ole. Et mina ikkagi ütleksin, et ma olen väga õnnelik inimene, et mul on 2 last sündinud 40-selt ja 42-selt, et see on suur privileeg. Ja jätta seda nagu nii hiliseks, et see on suur risk. Et kui ei juhtunud, ma oleks olnud vist maailma kõige õnnetum inimene. Et mulle tegelikult täna, ma ilmselt ei oleks teadnud, et ma olen õnnetu. Ja tegelikult, ega kõik ei peagi lapsi saama. Lihtsalt ma ütlen, et täna minu 2 last on minu kõige suuremad stressipallid. Et nad võtavad selle tööpinge maha, et kui ma lähen koju, ma ei mõtle enam tööle. Aga muidugi see on nagu privileeg, et nad on. Ja nüüd, kui ma mõtlen, et 2 last alguses ma mõtlesin, ma lähen hulluks, sest mu esimene laps magas nagu beebi, aga teine laps ainult karjus. Ja järsku olid nad sellises eas, kus üks oli 2-aastane, üks oli imik, sündinud. 2-aastane ta ei saa mitte midagi aru veel maailmast. Ehk siis, kui sa korraks pea pöörad, võib sul olla katastroof, ta võib sul maja maha põletada ja samal ajal beebi vajab 100%. Ja võt siis ma mõtlesin, et need 2 last, et see on liiga palju. Ja just eile ma istusin diivani peal ja vaatasin, kuidas Gloria on nüüd 1, saab suvel 2, Olivia saab 4 ja nad mängivad koos. Olivia võtab õel käest kinni, lähme vaatame seda, nad mängivad kodu, kaisutavad mingeid karusid ja ma istusin ja mõtlesin, ära tegin. et nagu see tunne, mida ma lapsena soovisin ise, et nad on koos, nad kasvavad koos, nad on juba praegu parimad sõbrad ja kui ühel päeval mind ei ole enam, siis minu jaoks tundub see kuidagi nagu inglise keeles on comforting, nagu see mõte, et kui mind enam ei ole või laste isa, eks ole, nad on üksteisel. Ja siis nad saavad olla 2 vanamutikest ja kõndida ringi ja rääkida naljakaid lugusid, milline ema neil oli. Et mulle tundub see kuidagi parem, kui sa oled ühel päeval maailmas täiesti üksi. Hakkab kurb nüüd. Olemas 10.
nii, 15. 15. Nii. Sügisel hakkas levima räige libauudis sinu tervise ja laste kohta. Advokaadid pöördusid politsei poole. Kas see juhtum sai lahenduse? Vot, me rääkisime nendest matustest ja siis ma arvasin, et TikTokis need matused, mis Enneke Roots korraldas, et noh, et see on minu karjääri nagu kõige jubedam asi. Ja siis tuli uudis, et ma tapsin ära oma lapsed. Ja mulle hakkasid ju kõned tulema. Ega see ei ole ju niimoodi, et kõik inimesed saavad aru, et see on libauudis. Meie võib-olla meediateadlikud inimesed saame aru, et seal päises ei ole, eks ole, Õhtuleht või mingi kontrollitud väljaanne. See mingi blogi oli. Osa inimesi uskus seda ja mulle hakkasid tulema kõned, et kuule, kas sa tapsid oma lapsed? Ja vot siis ma mäletan, et mul tõesti läks silmest mustaks. Ma reaalselt mõtlesin, et ühele emale nagu, see on kõige õudsem asi, mida saab üldse öelda. Ja seal olid ju küünlad juures, mu laste pildid olid seal. Terve lugu oli kirjutatud, see ei olnud mingi pealkiri. 3 lugu veel. Katrin Nusti laste surmast möödus 2 kuud, möödus 3 kuud. Advokaadid vorbivad kirju politseile, prokuratuurile. Me teame, et kui on laps porno üleval, siis meie politsei saab need lehed kinni panna. Aga näed, sellist uudist ei saa maha võtta. Sellist uudist maha võtta ei saa ja mul justkui nagu ongi kohustus või ma ei tea prokuratuuri meelest, et kuna ma teen nii kriitilisi lugusid, siis ma justkui peangi olema valmis sellisteks nagu asjadeks. Mitte ükski inimene üheski õigusriigis ei peaks taluma sellist asja. Ma maksan makse, ma käitun seaduskuulekalt. Miks ma peaksin oma töö tõttu nagu taluma sellist asja? Ja neid uudiseid pole maha võetud. Lihtsalt ei ole maha võetud, kõik laiutavad käsi, mitte keegi mitte midagi teha ei saa. Advokaadid kirjutavad kirju ja need uudised istuvad seal üleval ja Annika Urm käib per ringi ja ütleb, et aga ta tegi minust kunagi loo, et umbes, ma ei tea, mingi Stevia loo, eks ole. Ja on veel uhke selle üle, ma olen kuulnud. Ja ta õpib meditsiinikoolis medõeks ja mulle need samad meditsiinikooli inimesed kirjutanud, et nad on palunud ta välja arvata koolist, aga juhtkond ei tee seda. Noh, ma ei tea siis miks, aga mõtled ilmselt satud tema juurde, kui ta haiglas kuskil töötab, võtab sind vastu, on ju. Vot see on õudne. See on õudne. Ja veel kord, mulle kuidagi tundub, et see digikius Eestis, see on täiesti reguleerimata. Tundub küll. Et sa võid ju, see on sama, et umbes, ma ei tea, keegi su eks-kaasa, eks ole, paneb sust palja pildi kuskil ülesse, hakkab seda nagu agressiivselt levitama, mida te olete kahekesi teinud, eks ole, ütleb, et sa oled veel, ma ei tea, mees prostituut on ja sa ei saa mitte midagi teha, kui lihtsalt vaatad pealt ja kõik ütled, Tim, me ju kõik teame, et sa ei ole prostituut, võta huumoriga, aga sa ei suuda ju, on ju, ja mitte keegi sulle appi ei tule. Vot see on õudne. Ja siis ma mõtlesin vahepeal, et ma Instagramis suht palju jagan oma isiklikku elu, ma pean silmas lapsi, eks ole, mul on hästi palju naisi, jälgijaid, kellel on lapsed ja siis ma kirjutan, et ma ei tea, laps oli haige, keegi küsib, oi, mis sa tegid selle haiguse puhul, kuidas sul Gloria, millal kõndima hakkasid, tegelikult nagu hästi mõnus on olla nagu selle jälgijaskonnaga, et nad on nagu ühel lainel. Ja siis ma ka mõtlesin, et äkki ma ei postita enam üldse lastest pilte, et kui sellised hullud, eks ole, tegutsevad, aga siis ma mõtlesin, et aga elu ei saa elamata jääda. Et sa ei saa hakata oma mingisuguseid käike tegema selle järgi, et ma ei tea, keegi võtab mu pildi ja paneb AI-ga, eks ole, pornofilmi. Elu peab ikkagi elama. Sellistele tegelikult ei tohi nagu alla anda, et nüüd hakkad kõik, eks ole, varjama või mis iganes. Aga nii on, jah. Keegi pole selle eest kaitstud. Leiad endale sellise hullumeelse vaenlase. Olge ettevaadlikud. Just. Ja meil on 2 küsimust. Võtame selle on ju. No. Sul on aastate jooksul olnud avalikke tülisid mitme tuntud inimesega. Robin Valdinguga sotsiaalmeedias kaklemine paistab eriti silma. Miks teie vahel Robiniga need konfliktid tekivad? Mida teeksid, kui satuksid temaga ühes liftis 20. korrusele sõitma? Tead, mul oli hiljaaegu selline asi, et ma pidin minema, ma lihtsalt säästsin oma kolleege, et nad ei peaks nädalavahetuselt töötama. Okay. Ja läksin Apollo investeerimisfestivali kajastama. See oli siis
Apollo üritus tasuta noortele, kus nad saavad investeerimisalast nõu. Ja selle ürituse kõige kuulsamad juhid olid Sevakin ja Valting. Ja no kuulge, ma nagu seisin seal ja mõtlesin, et kui ma nüüd nendega intervjuud ei tee, siis ma olen täiesti bussi. Nagu Katrin, võta ennast kokku, sa oled kuur ja tegelikult Robin Valting on ju tegelikult tore poiss. Nii. Aga no, siis ma läksin sinna kohale, ma nägin, et tal oli ebameeldiv, mul oli ebameeldiv. Aga tegelikult meil ei ole mingit sellist nagu, et oleks nüüd mingi piif, et minust läks väga ladusalt. Me isegi pildusime üksteise suunas seal komplimente, minust Seva ei saanud üldse aru, mis seal nagu toimub on ja et väga tore oli tegelikult. See tüli sai mingist naljakast asjast alguse. Ma loodan, et ma mäletan õigesti, kindlasti Valting paneb nüüd mingi postitused. Seal päris mitu oli? Mitu ja no ta paneb mulle nagu pani puid alla, aga üks oli see, et ma tegin Kaja Linkmaniga, tegin intervjuu ja siis ta ütles, et kas see on nagu minu tase, eks. Aga teate, seda saadet vaatas nagu rekordarv inimesi, kui ma teen mingisuguse uurimusloo 3 kuud, inimesi ei koti, eks. Aga Kaja Linkman, kes magab otse eetris on ja keda vaatab 800 inimest, eks ole, ma üldse sattusin peale nii, et ma lappasin seda TikToki ja mu laps ütles, et emme vaata, tädi magab. Ja siis ma vaatasin, et magabki, norskab. Täti norskab. Vaatasin, et kurat, norskabki otse eetris, vaatasin 855 inimest ja all käib jube andmine. Mis te arvate, mis kell Kaja üles ärkab? Ei usu, et ta täna üldse ärkab. Siis ma mõtlesin, et appi, kuhu me jõudnud oleme. Ma vanasti vaatasin CNN-i, eks ole. Aga inimesed armastavad, vihkavad seda Kaja, samamoodi nagu Katrin Lusti. Ja Tim, kui pool Eestit tahab seda Kaja telekast vaadata, siis mina ajakirjanikuna pean tootma sisu, mida inimesed tahavad vaadata. Ja selles mõttes, et minu tase ei langenud kuskile, muidugi see ka, et minust inimesed suhtuvad nii ebaõiglaselt minusse. Kui Taavi Libe lööb nende TikToki inimestega tantsu on ja sööb ja joob vanast õhtul, siis kõik on bravo, Taavi, sa oled vääriline. Aga siis, kui Katrin Lust läheb täitsa kaine peaga, eks ole, sinna Kaja Linkmani juurde ja viib talle, eks ole, kimbulilli, häbiplekk. See on nagu siuke asi nagu... Mis see räägib meie ühiskonnast? Mis see on? No see on jällegi see, et kes on parketikõlbulik. Meil ongi ikkagi nagu... mulle tundub praegu see Silvia Ilvese mees, Marek, kellega ma tegin Kuurjas saate, mida ka paljud vaatasid. Mulle kohati tundub, kui ma räägin Eestis nagu rikaste edukate inimestega, et ta nagu ei oleks tohtinud võita seda 11 miljonit, et ta on ju mingi pätt ja imelik inimene on, et ta pole üks inimene ütles mulle, et ta ei ole mingi parketikõlbulik inimene. Siis mõtlesin, et aga kui meil Setomaal, eks ole, ma ei tea, mingi küla Jota võidab loteriiga, et kas siis võtame ära talt need miljonid, et mitte, et ma Marekit võrdleksin. Kõigil on õigus, eks ole, võita. Ja mulle tundubki, et kuna ta ei ole nagu mingi, üks meie seast on ja, kuidas ta sai need miljonid võita ja mida ta selle äripangaga teeb. Nüüd ma vaatasin, et homme Laser teeb tast loo, kuidas ta on mingi kiirust ületanud ja 15 aastat tagasi mingi suitsupakkidega kuskil Soome piiril vahele jäänud. Ma ei tea, mul on isiklikult tast nagu kahju, et meil ongi ühiskonnas, kes on parketikõlbulik ja kes ei ole. Võtame selle sama Taavi Libe, et tegelikult Eero Liiv ju pani ta TV3 esmaspäeva õhtul eetrisse, sellepärast, et mina lahkusin Kanal 2 ja sinna jäi auk ja sinna tekitati samasugune saade, mis mina enne tegin. Ja Taavi on väga tubli, aga kuidas siis saab olla nii, et Taavi võtab pompsidega viina ja see on jumala okei, mitu eftat on saanud 10 või ma ei tea, mitu on ja aga siis, kui Katrin Lust läheb, siis on nagu siis Valting võtab sõna, ütleb, see saade on täiesti alla käinud, eks ole. Samal ajal vahel ikka vaatan, mis see Taavi teeb, vaatan Taavi jälle kuskil, eks ole, teeb TikToki, mingi kokatädiga teeb neid saiakesi on ja ma olen veendunud, et Taavi saab uue EFTA nominatsiooni sel aastal ja ta teeb kvaliteet ajakirjandust, aga kui Lust teeb midagi, ja sellepärast ma hoiangi kokku
Diana klassi, Ja. Gerdo Möldri ja Marekiga hoian kokku, eks ole. Et ma nagu kuidagi ise tunnen, et mind ei peeta parketikõlbulikuks ja ma hoian kokku nendega, keda ei peeta parketikõlbulikuks. Ja kui ma lähen ka kuskile kooli rääkima, siis ma kogu aeg räägin noortele, et kui mind koolis kiusati, eks ole, mul olid suured paksud prillid ja see oli väga hea, sellepärast, et see tegi tugevaks mu, see täna on õpetanud mulle kaastunnet, tundlikkust, igasuguseid asju. Kui ma oleks olnud võib-olla täiesti mingi õbelusikas suus, kõik olemas, mul ei oleks seda tunnetust Kuurja saates täna, nagu mul on ju. Nii et ma jään hoolega jälgima mitu EFTA-t saab Taavi Libe ja Robin Valting. Palun pane Taavile ka puid alla, on ju? Olemas. Viimane küsimus. Nii. Noh, kas sa tead, mis siin on? Ma arvan, et selle vastamata. Õhtulehe meelelahutusosakonna eelmise aasta loetuim uudis kandis pealkirja Koos või lahus, mis toimub Katrin Lusti ja tema kihlatu vahel. Kes on see salapärane mees, kellega sa hommikuti kohvikus kudrutamas käid? Kas sinu ja Oliveri kihlus on minev? No nii, jumal tänatud. Esiteks, sellele küsimusele ma jätan vastamata sellepärast, et ma olen iseendale lubanud, et ma oma isiklikku elu enam täiesti lahti inimeste ees ei tee. Ma ei kutsu koju ühtegi kaamerat. Eda-Liis Kann on küsinud mult mitu korda, et kas ma võin tulla su kodu vaatama ja ma proovin säästa inimesi, kes minu ümber on, et nad ei peaks olema selle nii-öelda nagu melu sees. Et see 50 eurot ma võin omast taskust panna vähiravifondi juurde, et ma lihtsalt tunnen, et kui ma kõik lahti rebin, siis ma väsin selle keskel. Ma võin öelda, et minuga on kõik hästi, minu lastega on kõik hästi. Ma saan pidevalt Instagrami kirju meestelt, et kuidas sai üldse keegi nii kauni naise maha jätta. et ma tänan, et see huvi on, aga teate, inimesel peab olema paar püha asja. Noh, näiteks, eks ole, vetsus käimine, isiklik elu, kodu, baasväärtused, et kui kõik nagu lahti tõmmata, siis ei jää enam mitte midagi, et las see jääb ja ma päriselt 50 eurot kannan ise üle. Olemas. Tada!